Nii, head kolleegid, vaatame aknast väljas, ei ole mingisugune Lõuna-Euroopa siin, et alustame ikkagi õigel ajal meie istungiga. Ja nüüd siis, millega me alustame? Kas, päevakord, tõsi, et päevakorras on toimunud järgmine muudatus, päevakorrapunkt number 7, siis maa-alade talkulingu vastuvõtmine on algataja poolt tagasi võetud, siis on 4. ja 8. punkti ettekandjaks Vilja Vetsik, planeeringukomisjoni aseesimees, ja rohkem muudatusi päevakorras ei ole. Ma panen päevakorra muudetud kujul hääletusele. Kes on selle poolt, et muudetud kujul päevakord kinnitada? Palun tõstke kätt. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakord vastu võetud. Kinnitatud, vabandust. Päris vastu võetud ta ikkagi ei ole. See on veel ees. Et, kas on keegi, kes soovib sõna võtta, arupärimise esitada? On. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, aseesimehed, lugupeetud kolleegid, külalised, tere hommikut kõigile. Minul on arupärimine härra linnapeale. Arupärimise pealkirjaks oleks siis nagu Pärnu linnavalitsuse ametnike tegevusest. Lugupeetud härra linnapea, minu poole pöördus linna kodanik oma probleemiga, mida linnavalitsuse ametnikud ei ole suutnud lahendada
nüüd juba tervelt 2 aasta jooksul. Kodanik pöördus linnavalitsuse kirjaliku avaldusega 7. mail 1914. Loha 34A ja Loha 36 vahelise kinnistu on siis eelnevalt ehitatud piirderajatisena puidust aed, mille kulud on siis naabrite vahel võrdselt nagu jagatud ja kantud. 13. aastal suri Loha 34A omanik ja seda hakkas siis kasutama endise omaniku tütar. Pärandit ei olnud vormistatud. Piirdeaiale ehitati ebaseaduslikud puukuurid ja muud hurtsikud, mille ümber oli risustatud ja tuleohtlik. Avaldaja väitis, et tulenevalt sellest oli tekkinud ka tulekahju, mille naabrid suutsid oma jõududega ise likvideerida. Avaldaja küsis linnavalitsuselt, et kuidas saad ehitada neid ehitised ja mida arvab siis linnavalitsus sellest ja mida arvab ka Päästeamet tuleohutuse nõuete eiramisest. Avaldaja sai linnavalitsuse planeerimisosakonnast vastuse, et nende insenerid kontrollisid kinnistut ja vormistasid selle kohta ülevaatusakti. Samas aga tõdesid, kuna omanik on surnud ja ei ole võimalik Loha 34 ja 34A kinnistute pärijat välja selgitada. Vahepeal aga konsulteeris avaldaja ise juristidega ja sai nendelt siis sellise sõnumi, et linnavalitsuse planeerimisosakond oleks pidanud pöörduma notarite koja poole, et selgitada välja, kes siis on siis pärija ja kes selle siis nagu siis on vormistanud. Seda aga linnaametnikud ei ole teinud ega ei ole kavatsenudki teha. Sest nende jaoks oli see avaldaja üks tüütu kodanik, kes lihtsalt segab ametnike head äraolemist. 15. aastal küsisin mina volinikuna linnavalitsuse planeerimisosakonnast, et kuidas siis selle objektiga siis on, ja sain siis planeerimisosakonna juhatajalt vastuse täpselt samasuguse, nii nagu ta on vastanud ka kodanikule. Et lihtsalt vihjaks, et arupärimine võib väga pikk olla, seda ei pea tervikuna... Ei, ma lihtsalt räägin ära, jaa. Nii. 3 minutit on ka piiratud. Vahepeal, ma loen see teksti ette, kogu selle arupärimise teksti, see on küll 1,5 lehekülge, aga midagi teha ei ole. Vahepeal siis tegi avaldajagi endaks ise, et pärimistunnistus on siis väljastatud 14. aastal aprillikuuses ja selle vormistas Tallinna asub notaribüroo. Andmed on mul olemas, kes selle vormistus, pärimistoimiku numbrid on kõik olemas, nii et see saab kontrollida. See informatsioon edastati ka Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonnale. Vahepeal oli siis Loha 34 ja 34A kinnistutel alustatud tegevusega, siis ettevõtlustegevusega, nimelt asutati siis autoremondi töökoda selle loovile. Nii. Linnavalitsus teatas 16. aasta juulis, et nad on siis ikkagi vestelnud selle seadusliku pärijaga ja kinnistu heakorrast ja anti tähtaeg selle likvideerimiseks ja siis selle heakorra taastamiseks. Samuti tehti ka plaanimisera poolt ettekirjutus, hoiatus ja tähtajaks anti 22. august 2016. Nii, kuni tänaseni on see olukord täpselt nii, nagu ta oli 2 aastat tagasi. Ja siit on tekkinud mul mitmed küsimused. Kuidas hindab antud olukorda härra linnapea, kas ta peab õigeks linnaametnike tegevust, kes ei suuda 2 aasta jooksul kodaniku probleemi lahendada? Kas sellise käitumisega on ikka linnavalitsus haldussuutlik? Kas nendel kinnistuselt on jäänud saamata maamaksu ja kui palju? Kui palju on Pärnu linnas sarnaseid kinnistud, kellel ei ole võimalik kätte saada maamaksu? Aitäh! Suur tänu! Ja kas on veel sõnavõtusoove, arupärimisi? Ei ole. Sellisel juhul liigume sünnipäevalaste juurde. Ja sünnipäev on siis Mait Pärni.
ja päevakorra esimene punkt on Pärnu linna selle aasta teine liiseelarve, teine lugemine. Ettekannega esineb Meelis Kukk, abilinnapea. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, annan teile ülevaate 2016. aasta teisest lisaeelarvest esimese lugemise järgselt. Ühtegi ettepanekut linnavalitsusse ei laekunud ja kahe lugemise vahel tehtud muudatused on raamatupidamisredaktsioonilised. Me oleme arvele võtnud Pernova hariduskeskuse teenustest laekuva tulu, oleme arvele võtnud intressikulude vähenduse, kokku on see kahes positsioonis summa ligi 8000 eurot. Kulugruppide vahelise ümbertõstmise tulemusena põhitegevuse kulude vähenemine on 13 000 ja see eelnev kokku 21,2 tuhat on realiseeritud investeerimistegevuseks. Parendatud saab kergejõustikuhall, on linnavalitsusse ühe serveri toetus, Tammsaare kooli internetiühenduse parendamisse ja Rannastaadioni televisioonisignaali jagamise peajaama soetusesse. Kokkuvõttes peab ütlema, et teise lugemise järgselt on tulude maht ligi 50 miljonit ja mõeldes tagasi aasta tagusesse aega on tulud kasvanud 7,8% ehk 3,9 miljonit. Kulud samal ajal on kasvanud 7,6% ehk 3,1 miljonit ja tulemi kasv on 0,75 miljonit eurot. Omafinantseerimise võimekus 11,77%. Me oleme soovituslikuks tasemeks endale määratlenud vähemalt 10%. Vahendite soetus või varade soetus on 14 miljonit. See kaetakse suures osas oma vahenditest, nii nimetatud tulemi kui likviidsete varandite jäägi arvelt ja kaasatav sihtfinantseering on 4 miljonit. Siis laenukoormus saaks olema 46,4%, see on madalam kui eelarvestrateegias kavandatu ja kassajääk 1,3 miljonit eurot. Sellised on näitajad ühe tõenäoliselt siin saalis tehtava ettepaneku eelselt. Minu poolt on kõik, aitäh! Suur tänu! See pidi saalist tulema. Ja kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole küsimusi. Nüüd ma palun kaasettekandega. Esineb siis Peeter Prisk, majanduskomisjoni esimees, palun.
Selle aasta teine lisaeelarve on siis teise lugemise majanduskomisjonis. Kuulete ära need muutused, mis on sisse viidud ja see, et kellelgi väljastpoolt ettepanekuid olnud, kõik 12 liiget olid poolt ja vastu erapooletuid ei olnud. Suunati sellisel kujul, nagu ta meil oli lugemisel, oli kokku. Ja kaasettekandjal on küsimus. Kaasettekandjal on küsimus. Üleeile kultuurikomisjoni tuli jutuks Pärnu poolne raha. Kas see on küsimus kaasettekandjale, kes on... et kas seda arutati ja mis see tulemus on? Et majanduskomisjonis ei arutatud ja me menetlesime teist lisaeelarvet esitatud kujul. Selge, Aitäh! Kas on sõnavõttu soove või mõni muudusettepanek äkki? Jah, palun. Kultuurikomisjoni nimega muudatusettepanek. Komisjoni istungil näitas komisjon protookolis selgelt toimet ja koostas ettepanekus selline tekst. Lisada Pärnu linna 2016. aasta teise lisaeelarvesse teine lugemine 65 000 €, toetada uue kunstimuuseumi projekti tingimuseks, et neljapäevaks on saabunud Kultuuriministeeriumi kiri liikluse toetamine. Praeguseks on nimelt kiri allkirjastanud Indrek Saar, minister, 15. et meie komisjoni toimimise päevakorras oli see kiri sündinud, on nüüd jõudnud linnavalitsusse, järelikult tingimus selle meie ettepaneku hääletusele panekuks on täidetud, tunnetame selle ettepaneku lauale. Ma palun seda ettepanekut kirjalikult. Ta on protokollis fikseeritud. Mul on komisjoni protokoll. Kus on järgmine tekst, ettepanek lisada Pärnu linna selle aasta teise lisaeelarvesse teine lugemine 65 000 €, et toetada uue kunstimuuseumi sulgudes Läänemere kunstisadam projekteerimist. Tingimus neljapäevaks on saabunud Kultuuriministeeriumist kiri, et ka riik toetab. Kas soovite just sellises sõnastuses muudatusettepanek hääletusele panna? Tõenäoliselt on eelarves neid tabeleid ja kohti, kus see parandus tekitab muudatusi oluliselt rohkem, kui me suudame sellise ettepaneku teha. Mõte jääb samaks, et 65 000 oleks siis linnapoolne panus projekteerimiseks. Me paneme hääletusele täpselt nii, nagu te soovite, et... No me soovime seda raha sinna, aga lihtsalt, et ma ei oska praegu peast öelda, millises tabelis milline mida veel on muutunud. Ja see raha eraldis... Vastavalt põhimäärusele küsida ei tohi, ettepaneku tegija ei saa paraku midagi kommenteerida ilmselt, et aga noh, siis me hääletame seda, mis on komisjoni protokollis. Ja tingimus on täidetud, selles mõttes asi selge. Kas on veel muudatusettepanekuid? Ja palun. Sooviks võtta vaheaega hääletamist. IRL-i fraktsioon võtab vaheaja 5 minutit, rohkem, 5 minutit vaheaeg.
Head kolleegid, jätkame meie tänase istungiga. Kas on veel... Ja, palun. Tervist, head kolleegid. Vahepeal on aeg edasi liikunud ja ma tuletan meelde, et kui me eelmisel volikogu istungil arutasime Läänemere kunstisadama rajamist Pärnusse, siis volikogu ei seadnud seda ideed sugugi kahtluse alla, vaid rõhutas, et Pärnu vajab kaasaegse kunstimuuseumit, kuigi vahepeal on tehtud meediakära hoopis teises suunas. Vahepeal on selle Läänemere kunstisadama projekteerimist otsustanud toetada ka Kultuuriministeerium 65 000 euroga ja seetõttu esitan IRL-i poolt muudatusettepaneku eraldada sellest lisaeelarvest majandusosakonnale 65 000 Läänemere kunstisadama projekteerimise hanke korraldamiseks. Ja see on ettepaneku punkt. Selgituseks lisan veel, et Pärnu linnal on väga hea kompetents projekteerimise ehitushangete korraldamisel. See maa kuulub linnale, on linna vara täna ja ma arvan, et on mõistlik, et linn omal maal kasutab oma suurepärast kompetentsi. Ja mulle on ka teada, et Mark Soosaarega kui selle projekti vedajaga on sellest räägitud ja ta osaleb linna korraldatavas hankemenetluses. Et palun sellele ettepanekule toetust. Aitäh! Aitäh ja enne hääletust ma palun seda siis kirjalikult esitada. Kirjalikult ei ole veel, aga saab. Kas ja veel sõnavõtu soovideks on ja kellele, palun, küsimus? Küsimus kellele? Ma ei saa aru, just kui eelarve lugemine lõpetab ära, olid sõnavõtud, nüüd äkki on ettepanekud, parandusettepanekud, mis toimub? See on protseduuriline küsimus ja toimuvad läbirääkimised, mille käigus võib esitada muudatusettepanekuid, võtta sõna, esitada igasuguseid mõtteid ja praegu olemegi selles faasis, kus see kõik võimalik on. Ja protseduuriline küsimus, palun. On võimalik võtta vaheaega enne lõpphääletust, ehk teisisõnu, kuna oli tegemist vaheajaga enne lõpphääletust, siis pärast selle enam ei saa muudatusettepanekuid teha. On ju nii? Ja kas on küsimus või sõnavõtus, palun? Jah, aitäh, kuni juristid selgust loovad sõnavõtt, kui ma oleksin enne Annelit rääkinud, siis oleks ma hoopis midagi muud öelnud. Ma oleks üles kutsunud, et jõulud tulevad, leppige ära ükskord, kaua te kemplete. Aga nüüd on mul küll hea meel näha, et linna huvides see ehitis siia tekitada, leida kunstimuuseumile lõpuks ometi turvaline ja kauakestev pind, et see on väga niisugune ostusundlik suhtumine Irdi poolt. Mulle see tõeliselt meeldib. Loodame, et see maja saab teoks, sest nagu me komisjonis üleile kuulsime, järgmisel suvel selle esimese korruse rendihinnad lähevad linna jaoks väga kalliks maksma. Et seda maja on meil vaja varem või hiljem ja kui on lisarahad tulemas, teeme ära. Aitäh! Aitäh! Kas on veel sõnavõtu soove?
jah, et vastavalt tänases põhimääruses ei ole sõnastust, et vaheaja võib võtta enne lõpphääletust, vaheaja võib võtta enne hääletust. Hääletuse alla lähevad ka muudatusettepanekud. Ja kas on veel sõnavõtusoove? Ma tuletan meelde, et vastavalt tänasele põhimäärusele on eelnõu algatajal võimalik päris lõpus võtta ka sõna. Lihtsalt igaks juhuks tuletan meelde, aga kas on veel sõnavõtusoove? Ja palun. Mul on ikkagi küsimus, mida me hääletame. Mitte midagi praegu ei hääleta. Teeme teisele lugemisele, kui oli ettepaneku tegemise aeg ära, toome nüüd ettepaneku. Kas me hääletame nüüd? Jaa. Lugemist eelarvet või äkki nüüd hääletame sõna? Et hea kolleeg, et tänase põhimääruse järgi võib muudatusettepaneku teha iga kell ja saalis päris nagu suvalisel ajal, nii et selles mõttes me hääletame seda, mis nii-öelda rahvaesindajad siia toovad, nii et paraku elu on selline, jah. Et kas on veel sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Jaa, palun. Head kolleegid, tegelikult me praegu arutame suhteliselt tühjalt, et kui ma loeksin veel kord selle ettepaneku ette, mis on kirjas hariduskultuurikomisjoni protokollis, siis ma seletan, kuidas mina sellest asjast aru saan. Lisada Pärnu linna 2016. aasta teise lisaeelarvesse, teine lugemine, 65 000 eurot, et toetada uue kunstimuuseumi projekteerimist. Ja siis oli tingimus, et kas see kiri on olemas, ja kiri on olemas. Järelikult see on nagu ettepanek tegemiseks volikogu saalis. IRL ettepanek ei erine absoluutselt sisuliselt sellest meie komisjoni mõttest, vaid lihtsalt täpsustab seda, et see raha on majandusosakonna rea peal seal eelarves. Meie võib-olla komisjoni ei osanud arvata, et mis rea peale seal linnavalitsuse eelarves läheb, aga mitte kunagi komisjon ei arvestanud ja ei ole ka välja öelnud, et eraldada raha uue kunstimuuseumile või mingisugusele muule kehale, et see raha läheks majast välja. Et seega, ärme palun vaidleme ilma aegu ja teeme juriidilise kõrgpilotaaži. Tegelikult mõlemad ettepanekud kannavad endast sama mõtet, IRL ettepanek pisut täpsustab komisjoni teksti ja nüüd, kui te ütlete, et on vaja hääletada ühte, teist või kolmandat, mul kahjuks ei ole voli komisjoni nimel ettepanekut tagasi võtta, nii et kahjuks see ettepanek peab jääma täna lauale ja hääletage, kuidas tahate, tulemus on üks, juhul kui te olete poolt ühel või teisel, siis tegelikult on mõte sama. Ja veel palun sõnavõtt. Kas ma küsida tohiks? Ei. Kas on sõnavõtusoove? Siis ma võtaksin sõna. Ja. Minu mälu järgi on niimoodi, et komisjonid ei saa tingimuslikke ettepanekuid ja kooskõlastusi ja suunamisi teha. See on kas poolt või vastu, aga mingil tingimusel minu vanasti oli nii, kui ma eksin, siis äkki Liina. Ja, et see tingimus oli komisjoni esimehele ettekanda muudatusettepanek, kui see tingimus on täidetud. See ei ole tingimuslik raha eraldamine, see on ettepaneku tegemist. See on tingimus. Tänases põhimääruses ei ole ühtegi nõuet muudatusettepanekule, mitte ühtegi. See ei pea olema, kuidas ma sulle ütlen, loogiline või mõistlik, et ta võib olla mis iganes, et sellist... Kas Liina sekretär kinnitab, et võib teha tingimuslik ettepanek? Põhimääruse järgi? Kõike võib teha. Kui keelatud ei ole, siis järelikult on lubatud, jah? Ei, komisjon. Ka ei ole sellest piiratud, kus? Muidugi mitte. Ma toon lihtsalt ühe näite, et kui nüüd järgmine volikogu planeeringukomisjon ütleb, et planeeringukomisjon kiidab detailplaneeringu heaks tingimusel, kui parandatakse näiteks või viiaks lihtsalt. Nii ei ole ju. Aga siin on ka sõna selgelt tingimustega. Komisjon seda nii edasi. Selge. Nii. Kas on veel sõnavõtusoove? Kas muudatusettepanek tuleb kirjalikult? Ma teen laua peale. Vabandust. Siis ma olen päri haridus- ja kultuurikomisjoni esimehega, et tegemist on kahe suhteliselt sarnase ettepanekuga. Minu soovitus on siiski toetada IRL-i fraktsiooni ettepaneku, kuna see lisab protsessile läbipaistvust. Ja loomulikult igaüks hääletab nii, nagu õigeks peab, aga minu jaoks on oluline see, et
kontroll on ikkagi linnal ja seda ma siis omalt poolt soovitan. Aitäh! Ja läbirääkimised on lõppenud ja meile on siis laekunud 2 muudatusettepanekut, mida ma panen hääletusele esimese järjekorras, tõsi. Ja nüüd komisjoni ettepanek, kultuuri- ja hariduskomisjoni ettepanek, ma loen neid mõlemad ette, kuna tegemist on konkureerivate ettepanekutega ja siis ma panen hääletusele. Minu hinnangul on tegemist konkureerivate ettepanekutega. Ettepanek komisjoni poolt. Lisada Pärnu linna, palun vaikust saalis, muidu tekivad küsimused, mida me siin hääletame praegu. Kultuuri- ja hariduskomisjoni ettepanek. Lisada Pärnu linna 2016. aasta teise lisaeelarvesse teine lugemine 65 000 eurot, et toetada uue kunstimuuseumi Läänemere kunstisadam projekteerimist. Tingimus 4 päevaks on saabunud Kultuuriministeeriumist kiri, et ka riik toetab. See kiri on mul ka muidu olemas. Nüüd. Teine muudatusettepanek on laekunud Iirali fraktsiooni esimehelt Anneli Akkermann Pärnu linnavolikogu esimehele. Muudatusettepanek 2016. aasta lisaeelarvele eraldada Pärnu linna valitsuse majandusosakonnale 65 000 eurot Läänemere kunstisadama projekteerimishanke korraldamisele. Nii. Ja ma panen siis kultuur- ja hariduskomisjoni muudatusettepaneku hääletusele. Kas mõlema poolt võib hääletada? Võib teha kõike. Vabandust. Kas jaa. Ta ei taha. Tahab. Jaa, vastavalt Pärnu linna põhimäärusele on eelnõu algatajal võimalus kuni 3 minutit lõppsõnaks. Ja eelnõu algataja kasutab seda võimalust. Palun linnapea Roomek Kosenkraanik. Head sõbrad, mul on tohutult hea meel, et me täna konkureerime lausa sellele, et eelarvesse see raha sisse saab. Ja selles võtmes, nagu tegelikult ütles juba volikogu esimees, siis mõlemad ettepanekud tegelikult kattuvad. Nendel on küll erinev sõnastus ja hääletamisel pidage palun silmas siis seda, et see hääletus täidaks seda eesmärki, ehk kui ma tohin teid üles kutsuda, siis mina kutsun teid hääletama mõlema ettepaneku poolt, sest mõlemad täidavad seda eesmärki. Aitäh! Nii. Istungi juhatajana võtan 3 minutit vaheaega.
Head kolleegid, nüüd on plaan selline, et hääletame siis 2 muudatusettepanekut ja siis on eelnõu lõpphääletus. Me ei saa tunnistada seda. Ei ole võimalik. Nii. Esimene muudatusettepanek. Kultuuri- ja hariduskomisjoni poolt lisada Pärnu linna 2016 aasta teise lisaeelarvesse teine lugemine 65 000 eurot, et toetada uue kunstimuuseumi Läänemere kunstisadama projekteerimist. Tingimus 4 päevaks on saabunud Kultuuriministeeriumist kiri, et ka riik toetab. Kes on selle poolt, et toetada antud muudatusettepaneku? Palun tõstke kätt. Äh, 19. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? 6. Sellega on muudatusettepanek vastu võetud. Teine muudatusettepanek on laekunud IRL-i fraktsiooni poolt ja kõlab järgmiselt. Eraldada Pärnu linna valitsuse majandusosakonnale 65 000 eurot Läänemere kunstisadama projekteerimishanke korraldamiseks. Kes on selle poolt, et toetada antud muudatusettepaneku? Palun tõstke kätt. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? 6. Sellega on muudatusettepanek vastu võetud. Kuidas on eelarvesse pannakse siis lõpuks kirja? See küsimus ei ole mulle paraku. Rahvas on oma otsuse langetanud ja nüüd on eelnõu lõpphääletus. Pärnu linna 2016 aasta teine lisaeelarve, teine lugemine. Kes on selle poolt? Kas on protseduuriline küsimus? Vabandust? Majanduskomisjon oli põhikomisjon selle eelarve volikokku saatmisel ja majanduskomisjon ei ole neid ettepanekuid arutanud. Majanduskomisjon ei ole ja selle järelikult ei saa majanduskomisjon nõustuda selle eelarve praegu volikokku hääletama. Aitäh, et vastavalt tänasele põhimäärusele võib muudatusettepaneku teha iga kell. Praegu enam ei või, aga just 5 minutit tagasi sai see võimalus realiseeritud. Muudatusettepanek teha, aga ta peab tulema majanduskomisjoni tagasi. Ei pea. See oli selle põhimääruse tekstis, mille vastu te hääletasite eelmine kord, nii et paraku seda võimalust meil enam ei ole. Ja nüüd panen lõpphääletusele Pärnu linna 2016 aasta teist lisaeelarvet. Kes on selle poolt, et seda toetab? Palun tõstke kätt. Kes on vastu? Ei ole, on 1. Kas on erapooletuid? Ei ole, sellega on lisaeelarve vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Pärnu linna 2017 aasta eelarve, esimene lugemine. Ettekannega palun Meelis Hukk-Abi linnapea. Austatud volikogu, Pärnu linnavalitsus on ette valmistanud 2017. aasta eelarve eelnõu ja vastava määruse. Selle määrusega küsime luba võtta käibevahendite laenu 1 miljon eurot vajadusel ja küsime luba võtta eelarvelaenu 2,88 miljonit, sellest 2,38 miljonit oleks refinantseerimisotstarbeline ja 500 000 eurot uue ujula ehitamiseks. Eelarve täitmisel
linnavalitsus ja hallatavad asutused peavad lähtuma eelarvest, põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse täitmisel võib samas mahus toimuda nimetatud kirjete vahel muutused, kui hangete käigus osutub, et investeering realiseerub põhitegevuse kuluna või ka vastupidi. See on eriti aktuaalne tulevast aastast, kus investeeringute kirjeldamise määr kasvab 2000 eurolt 5000 eurole. Siis hallatavad asutused ja struktuuriüksused saavad kokkuhoitud vahendid kasutada vastava üksuse siseselt kas investeerimis- või põhitegevuskulude katmiseks ja vastava proportsiooni osas teeb ettepaneku linnavalitsus jääkide selgumisel. 2017. aasta eelarve järgib eelarvestrateegiat, ma pean ütlema, et apteekri kaalutäpsusega. See eelarve võimaldab ellu viia arengukavalisi investeeringuid ja võimaldab igapäevast linnaelu korraldada. Põhitegevuse tulude kasv, kui me vaatame 2016. aasta eelarve seisu, samal ajahetkel on 8,1% ja tulude maht on ligi 50 miljonit. Põhitegevuse tulemiks on 5,35 miljonit ehk omafinantseerimise võimekus on üle 11% ja see on ka üks meie eesmärkidest. Põhivara soetus on taasiseseisvumisaja rekordiline, see on 16 miljonit, sellest üle 10 miljoni on sihtfinantseerimistoetused ja linna omavahendite osa on ligi 6 miljonit. Investeerimistegevuse järgselt eelarve on väikeses defitsiidis 453 000 euroga. Ja laenukoormus on esitatava eelnõu järgselt 47,3%. Seda eelarvet oleme käinud tutvustanud komisjonides ja eelarve seletuskiri on detailne ja üksikasjalik. Ettepanekut palun esitada 24. novembriks, sest järgmine volikogu toimub 15. detsembril, et jõuaksime kõik need muudatused läbi töötada ja sisse viia. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? On. Aitäh! Selles ühinemislepingu uude tekstidesse kirjutatud mõiste asu. Ehk Pärnu linnas hakkavad ikkagi tekkima kitsate piiride ja võib-olla ka funktsioonide eripäraga sellised kogukonnad või kogumid. Ja üks nendest Raeküla vajaks oma eksisteerimiseks väga kooguna keskust, kus omatulu teenimiseks oleks vaja teine korrus välja ehitada. Ja sealt kantist tuli palve järgmise aasta eelarvesse üritada raha, et teine korrus välja ehitada. Välja ürimiseks raha teenimiseks. Aga see vist ei leidnud heakskiitu teie poolt. Kas sa oskad öelda, mis selle taotluse tagasilükkamise põhjus ja kas on mõtet uuesti proovida? See taotlus jah, siin mingil ajal oli, aga kui teema on aktuaalne ja täpsustunud, siis palun 24. tuleb uuesti taotlus esitada, et saaks menetleda 2 lugemise vahel. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ja palun. Leidnud asja üles, aga me praegu eraldasime ühele eraettevõtjale 65 000, aga palju meil on palun vaikust saalis. Aga palju meil on muinsuskaitse all oleva objekti
ajateenistuse kui ka kultuurisündmuste läbiviimise kohana Elisabethi kiriku katuse või laguneva hoone remondiks raha? No kõigepealt täpsustus, et eelneva päevakorrapunkti ajal menetletud ja siis lisaettepanekuna tulnud summa 65 000, see läheb majandusosakonnale, nii et on 100% linnavalitsuse kontrolli all selle kasutamine. Ja linnavalitsus ei ole eraettevõte, on avaliku sektori organisatsioon. Aga Tavandi hoonete ja kirikute siis rekonstrueerimiseks või parendamiseks on 2017. aasta eelarves 20 000 ja ka 2016. aasta vastav summa, see on 10 000, see on kasutamata ja läheb sama otstarbeliselt ülekandmisele 17. aastasse. Aitäh, kas on veel küsimusi? On. Aitäh. Kui palju on 2017 aastat nõnda nimetatud Läänemere kunstisadamad ette näeb eelarvest raha? No 2017. aasta eelarves ei ole üldsegi Läänemere kunstisadamale raha ette jäetud. Vastav investeeringu toetus, millena ta võiks olla kirjeldatud, on summaga 0. Aitäh, kas on kõik? Jaa. Nii et ma nüüd täpsustaks ja võtaks üle kohe. Kas ma saan õieti aru, et planeerib selle hoone ehitada enda bilanssi ja pärast anda siis kasutusse? Või ikkagi see raha läheb niimoodi, et see on eraettevõte, kes seda oma maksab? Praegu on võimalikud variandid tolerantsiga, et see on absoluutselt linnaväline, on ta siis Uue kunstimuuseum, on ta siis sihtasutus või midagi muud, või teine äärmust on 100% Pärnu linnavalitsuse omandis ja koopereerida olev ettevõte ja seda me kindlasti koalitsiooninõukogus ja ka linnavalitsuses arutame ja kui on järgmine volikogu ja see teema on aktuaalne, saame informeerida. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Sellisel juhul ma palun kaasettekannega esineda Peeter Prikskil, majanduskomisjoni esimehel. Aitäh. Järgmise aasta eelarve esimesel lugemisel kõik kohal on 12 komisjoni liiget toetatud selle saatmist volikogu. Vastu erapooletuid. Aitäh. Kas majanduskomisjoni esimehel on küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõtusoove? On. Aitäh. Ma olin kahe käega selle IRL ettepaneku poolt, et avaliku raha ehk maksumaksjate raha kasutamine peaks olema võimalikult ka meie, see tähendab valitud esindajate kontrolli all linnavalitsuse kaudu. Ja selles mõttes vastus ka sinu küsimusele, see maja võiks jääda linnale, mida antaks teatud tingimustel kasutada nendele, kes seal näitusi teevad ja selleks võiks luua sihtasutuse, see võiks olla Pärnu linna tingimus ja sihtasutuse nõukokku peaks kindlasti kuuluma linna esindajad. Ja ma arvan seda sama ka kiriku puhul. Mul on veel meeles, kui kiriku katuseremontiks siit raha eraldati ja nemad selle rahaga leidsid ehitaja, kes tegi praaki tööd ja natukese aja pärast jooksis jälle läbi see katus. Minu usun ikkagi maksumaksja raha kasutamisel peaks mingisugune linnavalitsuse meiepoolne siin peal olema. Mitte ainult selle Uue kunstimuuseumiga, vaid üldse, kui raha välja antakse. Me tahaks olla kindlad, et selle õigesse kätesse ja õigel otstarbel. Aitäh! Aitäh! Kas on veel sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Sellisel juhul panen hääletusele suuna teisele lugemisele või panen hääletusele Pärnu linna järgmise aasta eelarvet, tegemist on esimese lugemisega. Kes on selle poolt, et suunata eelarve teisele lugemisele? Palun tõstke kätt.
29, kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on lugemine lõpetatud. Suunatud teisele lugemisele. Järgmine päevakorrapunkt on Pärnu linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud elanike küsitluse tulemuste kinnitamine. Ettekandega esineb Tiina Roht, linnasekretär, palun. Aitäh, austatud volikogu juhatus, head volikogu liikmed. Tõepoolest, Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt, mille alusel elanike küsitlust tuleb läbi viia, näeb ette, et volikogu kinnitab küsitluse tulemused. Seetõttu palungi teil kinnitada küsitluse tulemused. Lisaks eelnõus olevale infole selgitan või annan infot, et e-hääletusel osales meil 299 inimest ja hääleõiguslikku kodanikku siis, ja paberhääletusel sedeliga andis oma arvamuse kokku 46 inimest. Hääleõiguslikest kodanikest teeb see osalusprotsendiks 1. Selline see tulemus on. Mingeid kaebusi, proteste ei ole minuni jõudnud. Hääletus või küsitlus ise toimus väga sellises heas õhkkonnas, ei olnud selliseid pahaseid inimesi, kõik toimus väga sujuvalt. Palun siis tulemused kinnitada. Aitäh. Ja kaasettekannega, vabandust, kas ettekanne on küsimus? Ja on. Ma tahtsin küsida näiteks, et see on sisult nagu demokraatia mängimine, et mida näitab selline tulemus sinu arvates? Selles mõttes pigem näitab see minu hinnangul toetust kui eitust. Sellepärast ka raamatukogus olles tegelikult inimesed ütlesid, et neil on nagu ükskõik, et nad nagu ei ole ka vastu sellele, loomulikult see nagu väljendab. Ja et kuna neil hääletussedelil sellist võimalust ei ole, nagu ükskõik oma arvamust avaldada, siis nad ka ei osalenud, et nende hinnangul ei olnud ka ei või jaa õige. Nii et minu hinnangul selline pigem näitab toetavat suhtumist. Teine küsimus. Kas tulevikus on mõttekas niisuguse küsitlusi korraldada? Vaat siin on nüüd küsimus selles, et see on seadusandja tahe, et seda protsessi õiguslikult korrektselt läbi viia, siis me peame selle protsessi läbi viima. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh ja kaasettekannega palun Peeter Priis, majanduskomisjoni esimees. Aitäh, majanduskomisjon toetas küsitluse tulemuste kinnitamist ja 12 poolt, vastu erapooletuid. Aitäh, kas kaasettekannel on küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõtusoove? On. Jah, me mäletame seda aega, kus valimised osavõtu protsent oli 9,89. See oli maailmakirja demokraatia. Ja selles mõttes mina tahaksin praegu vastu vaidata härra Tallikule, kui osavõtusprotsent, see ei tähenda demokraatia mängimist. See on demokraatia. Ma ei ole siin kapitaalselt mängimist. Aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? On. Aitäh. Nojah, korda demokraatia või ei ole, aga kui ikkagi 1% 30-st, üle 30 000 inimese võtab ühest asjast osa, no siis ja meie ei tee teist nägugi, ratsutame ikka edasi, et me ka üritaks, et räägiks siis rohkem sellest liitumist. Kas sina hääletasid? Aga me ratsutame sellega edasi ja volikogu kinnitab ära, äkki küll 1%, aga volikogu kinnitab, andmed on kõik korras ja mõtleme kõik edasi käia. Nii et et siit peaks ka mingi kõnel. Kas sina hääletasid poolt ja vastu? Palun rahu. Mina olin erapooletu. Seda saab parandada näiteks lõunavaheajal. Ja kas on veel sõnavõtusoove? 1% edasi mine, mida? Kas tohib jätkata? Aitäh. Kas on veel sõnavõtusoove?
sõnavõtusoove? Ja palun. Ma koha peal olin. Ma tahaksin kolleegile vastu öelda, et see 1% osavõtt kajastab väga hästi tegelikult inimeste arvamust. Inimesel võib olla arvamus, et olen poolt, olen tuliselt vastu ja kui vastutulijad oleks olnud rohkem, siis ilmselt ta oleks neid hääletajaid rohkem, kes oma arvamust, vastuarvamust avaldavad. Ja täpselt samamoodi hea kolleeg jäi erapooletuks, ilmselt enamik inimestest olidki erapooletud. Ja see on ka arvamusavaldus, mis kuna ankeedi puudus kolmas materjal, et mul üks kava kõik, siis ka hääletuses kajastus. Et ma paluksin vähem kriitiline olla. Aga see on lõppetund järgmiste sellest, et võiks olla ka see nii-öelda erapooletu. Aitäh. Kas on veel sõnavõtusoove? On, palun. Muidugi olen tähendab kõikide nende sõnavõttega väga nõus ja ma ütlen selle kohta niimoodi, et siin võib-olla õppetund on meil üks olemas, et miks see protsenti väike on, et võib-olla siiski oli seda agitatsiooni nõnda nimetatud või reklaami selle hääletada küllaltki vähe. Rahvas oluliselt ei teadnud, ei saanud seda informatsiooni kõik võib-olla kätte, aga kui tulla tagasi siis sellise rahvakava poole, siis ütleb selle kohta niimoodi, et vaikimine on ka nõusolek. Aitäh. Kas on veel sõnavõtusoove? Ei ole. Ja siis panen hääletusele küsitluse tulemuste kinnitamise, kes on selle poolt, et neid kinnitada. Palun tõesti kätt. seitse, kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on tulemused kinnitatud. Järgmine päevakorrapunkt on taotluse heaks kiitmine. Ettekandega esineb Rainer Aavik, abilinnapea. Lugupeetud volinikud, head kolleegid ja külalised, käesoleva eelnõuga palume teie heakskiitu siis taotlusele, mille planeerime koos Maavalitsuse ja Omavalitsuste Liiduga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile teha. Kindlasti olete kuulnud, et viimasel aastal on väga aktiivselt tegeletud Pärnu lennujaama temaatikaga, samal ajal on ka aktuaalne Rail Baltica teema. Kuna riigi senised arengudokumendid näevad ette investeeringuid Pärnu-Lelle raudteelõigule, kuhu peale planeeritakse ka Rail Baltica trassi, siis ongi linna ja maakonna poolt ettepanek suunata nimetatud vahendid Pärnu lennujaama ja Via Baltica Pärnu-Uulu lõigu 4-realiseks rekonstrueerimiseks. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? On. Aitäh! Mul üks selline on, kuigi ma arvan tänasest linnadest väga hästi, ikkagi küsiksin, et kui volikogu võtab selle otsuse vastu, et äkki volikogu esimees kõrvuti maavalitsuse polliga oleks võinud allkirjastada selle lepingu. Ma arvan, et see ei ole sugugi välistatud, et linna võivad esindada nii linnapea kui ka volikogu esimees. Ma mõtlen, et siis ta oleks nagu Kas on veel küsimusi? See oli küsimuse moodi küsimust. Jah. Mis juhtub siis, kui mingil põhjusel Rail Baltica ei tule? Ma arvan, et siis juhtub see, et on riigil tarvis märkimisväärselt suurem summa eraldada kogu siis Tallinn-Pärnu trassi rekonstrueerimise jaoks, et Tallinna poolne ots tegelikult muutub aasta-aastalt kiiremaks. Paraku seesama viimane Lelle-Pärnu lõik on sellises olukorras, et aastal 2018 langeb selle kiirus 60 kilomeetril tunnis ja selle jaoks, et seal saavutada tänapäevaseid kiirusi, on vaja riigil hoopis teises suurusjärgus investeering sinna niikuinii teha. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ei ole. On, palun. Aitäh. Aga mis siis saab, kui keegi lennata ei taha Pärnus? Antud teemat on ka tegelikult ju siin lähiümbrused üsna tugevad spetsialistid hinnanud, et kui suur see nõudlus võiks olla. Täna Pärnu ettevõtted, eelkõige siis need, kes tegelevad spa-sektoriga, kellel on golfiklubid, on päris kindlalt seda meelt, et charterlendudele on Pärnus väga suur potentsiaal. Et täna tegelikult tuuaksegi palju charterkliente näiteks golfiväljakule üle Kuressaare. Et tuuaksegi kliendid Kuressaarde, sealt tuuakse nad bussiga siis rõõmsalt siia Pärnusse.
aga noh, see olukord ei ole kindlasti jätkusuutlik, et see võib olla ühe korra eksootiline, aga teist korda enam klient tõenäoliselt niimoodi ei tule. Aitäh, kas on... Tammel jääb ikka Kihnu lennupäev. Jah. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Ja kaasettekandega esineb Vilja Vetsik, planeeringukomisjoni aseesimees, palun. Kaasettekande, mitte ettepanek. Ettepaneku aeg on veel ees. Me arutasime komisjonis ja komisjon täiendas ettepanek kahes lõigus. Esiteks pööras tähelepanu sellele, et väljaehitamiseks vastavalt planeerimine 2+2 sõidurida ja täienduseks oli veel see, et lähtuvalt siis Pärnu lennuvälja rekonstrueerimisega tuleb ka lisada lennujaama juurdepääsu tee rekonstrueerimine. Ja selleks siis esitaks ettepaneku tekstile, et lisaks ettepanekule kolmandale lõigule juurde, ma loen ette seda siis, mis on lisaks. Kas tegemist on komisjoni ettepanekuga? Kui tegemist on, selles mõttes, kas, küsin siis teistmoodi, kas komisjoni aseesimehe ettekanne on nüüd lõppenud? Jah. Väga hea. Siis kas komisjoni aseesimehel on küsimusi? Ei ole. Ja nüüd on läbirääkimiste aeg ja ma saan aru, et on tekkinud soov esitada muudusettepanek. Kas see on muudusettepanek siis kelle poolt? Volikogu liikme poolt? Jaa, volikogu liikme poolt. Väga hea. Siis soovite seal seda teha või siin või? Ma loen siis ette. Jah, palun. Et täiendaks ettepanekut ja ettepaneku kolmandat lõiku ja loen ette siis, mis me lisada sooviksin. Teen ettepaneku muuta eelnõu juurde lisatud taotluse teksti ja sõnastada kolmas lõik järgmiselt. Võttes arvesse eelnevalt ning asjaolu, et olemasoleva, kuid Rail Balticu rajamisel ilmselgelt likvideerimisele kuuluva raudtee Lelle-Pärnu lõigu renoveerimiseks on kavandatud ligikaudu 20 miljonit, teeme ministeeriumile ettepaneku jagada eelpool mainitud 20 miljonit eurot Pärnumaa peamiste taristu, kitsaskohtade, lennujaami ja Via Baltica vahel. Sealhulgas 13 miljonit lennujaama ja siis lisaks ja lennujaama juurde pääsutee renoveerimiseks ja 7 miljonit Via Baltica Pärnu Uulu lõigu 4-realiseks ehitamiseks vastavalt Via Baltica teemaplaneeringule. Aitäh ja ettepanekud ja laekunud kirjalikult. Kas on veel sõnavõtusoove, muudusettepanekuid? Ei ole. Aitäh ja sellisel juhul hääletame siis muudusettepaneku ja siis hääletame ka eelnõu. Muudusettepanek käsib kõlas. Kes on selle poolt, et toetada härra Vilja Vetsiku muudusettepaneku? Palun tõesti kätt. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on muudusettepanek vastu võetud. Järgmine on eelnõu ise. Kes on selle poolt, et taotlus siis heaks kiita? Palun tõesti kätt. Kes on vastu?
Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on taotlus heaks kiidetud. Järgmine päevakorrapunkt on linnavara võõrandamine otsustuskorras. Oja 142. Ettekannega esineb Rain Raavik, abilinnapea. Tegemist on siis linnavara võõrandamise otsustuskorras, kus me sihtasutusel Pärnu Haigla võõrandame Oja 142 kinnistu, mille suuruseks on ligi 3 hektarit ja võõrandame selle siis maa maksustamishinnaga. Et vastav planeering on vastu võetud, riigilt on ka maa taotletud ja nüüd jõuame selle protsessiga lõpule. Aitäh! Aitäh! Kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Aitäh! Ja kaasettekandega esineb Peeter Piisk, majanduskomisjoni esimees. Aitäh! Komisjon arutas ja kõik kohal olnud. Aitäh! Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõtusoove? On. Ma ei ole päris kindel, kõik volinikud selle otsuse sisust aru saavad, et ma tuletan meelde, et tegelikult selle tänase otsuse siis ajalugu algas sellest hetkest, kui koalitsioonilepingus seda punktis sisuliselt seda, et tahaks selle hoolekande teenused laiendamist toetame ja see leiab aset siis seal Oja pikendamisel. Ja kuna esialgu see film, millest me täna siin otsuses räägime, oli planeeritud aktsiates hoolekande teenuste sotsiaalteenuste teises paketis, need paarid asuvad Oja tänava paremal poolel võrreldes haiglaga. Siis me asusime läbirääkimiste haigla ja läbirääkimiste aktsiates hoolekande teenused ja Eesti riik selle eesmärgiga, et Pärnu haiglale tekitada potentsiaalne arenduste ruum, et juhtus sarnast olukorda, nagu meil on omal juhtunud Kiiruse tänaval. Tegelikult haigla hoone oli ümber ringi kinni planeeritud. Loomulikult meil on ka siin teatud ideid olnud ja aktsiates hoolekande teenustega me saime niisuguse kompromissi, et visuaalselt ettekujutuse hoolekande teenused läks oma arendustega sammu edasi, nad Oja tänavat ja nad mahuvad sinna väga hästi ära ja see maa sai siis riigilt, riigi poolt heakskiidu, tegemist riigimaaga, et riik oli nõus selle tehingu selliselt läbi viima, et hoolekande teenused saavad omavalitsuste projekti realiseeritud Tagumets liidu poolt ja haigla siis saab selle tänase otsusega pikki maa arendamisest juurde. Ja tegelikult siis haigla poolt täiendav kompromiss oli siis see, et aidata riigil läbi viia ka siis maareformi see osa, mis puudutab seda maad, mida keegi ei taha. Et siis kui ette kujutada, siis praegu haigla Ristiku tänava kinnistu ja ehitajate tee, selle jalgratta tee vahele ja valade õuduste park, et selle me oleme ka erastanud ja riigile selle kinni maksnud circa 8 000 €, selleks, et see ehitada oleks võimalik. Sellega siis tekib olukord, et siin Pärnu haigla territooriumil eeldatavalt on võimalik siis kõik tuleviku potentsiaalsed arendused ka kinnistused realiseerida. Aitäh! Kas on veel sõnavõtusoove? Ei ole. Ja sellisel juhul panen antud päevakorrapunkti hääletusele. Kes on selle poolt? Palun tõesti kätt. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Järgmine on linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras. Pabiniidu 50. Ettekannega Rain Raavik. Tegemist on siis kinnistuga, kus asub Mai kultuurikeskus ja seal on siis täna nii-öelda hoone kasutaja, temaga on leping lõppemas 2018. aastal. Selle jaoks, et siis asjaga edasi liikuda ja leida sinna tänapäevane otstarve, olemegi ette valmistatud eelnõu, et panna enampakkumisele antud kinnistu. Linnal seal täna reaalseid võimalusi ei ole, et seda hakata ümber ehitama täielikult. Linna enda funktsioonide täitmiseks on linnal piirkonnas olemas ka teisi kinnistuid. Alghinnaks on 500 000 €, mis lähtub siis koostatud hindamisaktist ja uus omanik saab selle sisuliselt ilma täiendavate kohustusteta. Et lihtsalt tal ongi 2 aastat aega, et viia läbi seal detailplaneering ja leida sinna siis tänapäevane otstarve. Aitäh!
aitäh, kas on küsimusi? Sinna saab ringi teha, eks ole? See oli küsimus. Oli küsimus? Oli. Seda näitab detailplaneering, mida siin ehitada saab. Kas on veel küsimusi? Ja palun. Nagu ma aru sain, linnal ei ole midagi selle maatüki peal mõelda. See, mis varem kõik mõeldi elamurejooni keskele selline asi ja nüüd linn leiab, et temal vaja ei ole. Ja linnal ei ole ühtegi mõtet selle koha peal. Või on? Antud teemat on arutatud linnavarakomisjonis ja mitmes muus koosseisus. Antud kinnistu olukord või seal asuva hoone olukord on selline, et selle ümberehitamine on äärmiselt kulukas. Linn iseenesest, nii nagu eelnõus kirjas on mõelnud, et kuidas saaks Mai piirkonnas näiteks olemas olla haruraamatukogu. Samuti on ju eelarvesse ja arengavasse planeeritud uue ujula ehitus. Et seoses sellega, et Raja tänaval planeeritakse uue ujula ehitamist, vabaneb hoone, kus täna asus Koidula ujula. Ja seda on siis võimalik ümber planeerida erinevates funktsioonides, et kas sinna ehitada siis ainult raamatukogu, võib-olla sinna ka mingit seltsiruumi ette näha. Et see on siin lähiaastate küsimus, et iseenesest linnal ju piirkonnas on veel võimalusi arengute jaoks. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ja teine küsimus palun. Kas linna arenga peab tegelema linnavarakomisjon või peaks ikka natuke ka planeerijad olema mängis natuke laia ulatuslikumalt peaks linna arendama? Aga siin öeldakse, et linnavarakomisjon ütles, et meil pole vaja, linna aru meil on. Linnavarakomisjon on lihtsalt üks selline koostis, kus seda konkreetset teemat arutatud on, et loomulikult on antud teemat arutatud ka planeerimisosakonnas erinevates koosseisudes ja on jõutud ka selleni, et tänase seisuga ei ole realistlikku plaani, mis seal peale hakata. Et nagu ma ütlesin, linnal on teisi kohti, kus Mai rajoonis elanikele nii-öelda erinevaid avalikke funktsioone pakkuda. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei on. Kas tuleks kõne alla näiteks rahva käest küsida, et mida selle piirkonna rahvas arvab? Kõne arutada võib igasuguseid asju, aga mõtlen jälle, et kuna selle hoone nii-öelda ainuüksi lammutamiskulud on juba nii palju suured ja meil on olemas teised kohad, kus seal ka suhteliselt lähedal ikkagi neid samu asju korraldada, siis see ei ole väga mõistlik, et ei ole ka meie arengkavas kuskil seda ette nähtud, et sinna väga mastaapselt nii-öelda investeerima hakata. Jah, just ja planeering koostamise käigus niikuinii küsitakse ja on võimalik kaasa nii-öelda rääkida, et mis sinna tegelikult ehitada saab. Aitäh. Ja kas on veel küsimusi? Ei ole. Sellisel juhul kaasettekannega esineb Peeter Piisk, majanduskomisjoni esimees, palun. Aitäh. Arutelu tuleviku üle oli ka majanduskomisjonis ja hääletus tulevastel 11 oli poolt, see erapooletud vastu kedagi ei olnud, see majanduskomisjoni oli. Aitäh. Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei ole. Sellisel juhul panen hääletusele päevakorrapunkti, kes on selle poolt, palun käega tõsi ja ka sõna saab võtta. Ja nüüd on see aeg. Kas on sõnavõtu soove? On. Vabandust. Lugupeetud volikogu ülemused, lugupeetud kolleegid, külalised, mul on siin hulka paberid ees, aga nende järgi ma ei hakka siin rääkima. Jutt on ikka sellest, et vahel öeldakse, et teeme ikka talupoja tarkuse järgi, aga meie teeme suurt linna, terve Pärnu maakonnaga talupoja tarkus on ära unustatud. Nüüd, kui te olete kõik noored, ei tea, siis kui seda Mai kinu sinna ehitati, siis käis üks kemplemine, kuhu, mis ja vähemalt oli planeeritud elurajooni keskel üks koht. Nii nagu vanarahvas ütles, et kirik keset küla ja siis üritatigi ikkagi niuke üldkasutatav hoone panna elurajooni keskel, eks ole. Nüüd me nagu viskame ta välja ja mis kõige hullem, et me ei taha isegi sellest midagi raha saada. Ma ei mäleta,
oli üks tark vend siin, kes meil võtab tihtipeale sõna, mitte mina, see oli ajalehest ma lugesin, et maa hinnal on 3 komponenti. See on asukoht ja veel kord asukoht. Ja meie müüme sellist maatükki täist sandikopikate eest. Ma võin konkreetse näite seal samas vastas on need 8-korrused majad ja juhuslikult kunagi käisime, kui neid korterid seal olid ja siis ühetoaline korter, ta oli vist 36 või 7 ruutu. Ta ei olegi korter, ta oli õieti köök, sest et nüüd on niisugune avatud köögiga suur tuba, see arvatakse on korter. Vanast oli ta kööktuba, tegelikult kui pliit juba nurgas on, siis ta peaks köök olema. Selle hind oli 1,36 miljonit krooni. Tehke nii lühidalt, me müüme selle, kuhu ehitatakse pärast võib-olla 100 korterit, müüme ära 3 korteri hinnaga. Minul on, kui me ta peame ära müüma, et teda tõesti linnale vaja ei ole, siis küsime selle eest 5 miljonit. Äkki siis tuleb ka mõni ostja, ka kaugemalt, kellel raha on. Aga me oleme kõik valmis teinud. Omanik, tema tead, hoiab seda ei kellegile tarvis, aga lükkab ilusti detailplaneeringu käima, et siis, kui see 2 aastat edasi, 18 kukub see leping, et siis temal on kõik detailplaneering ja tema saab kohe hakata siis tõsiselt asja ka tegelema. Ma ei tea, miks me sedasi teeme, eks ole. Mis juhtub, kui ma teeksin detailplaneeringut, ma tahan siia raekoja asemel ehitada midagi muud. Kas niisugust keset linna hulka elamuid. Nii et me laseme detailplaneeringu ära teha oma kiriku koha peale sinna keset külaks ole ja me üldse ei mõtle, et meie inimestel võib-olla oleks tarvis, et me võtaks mõne ühiskondliku hoone sinna, et on seal palju inimesi elab, mis oleks lapstel ja mis oleks vanad ja saaksid midagi teha, eks ole. Aga me lihtsalt müüme ära, ma ütlesin, et me oleme kogu niisuguse ilma strateegiata Pärnu linn töötab. Aga praegu ma ütlesin, et minul on ettepanek, konkreetne ettepanek, et allhinnaks on 505 miljonit. Suur tänu, kas see on muusettepanek? Siis ma kirjutan kohe. Ja palun muusettepanek kirjalikult. Et see muusettepanek laegub praegu kirjalikult, kas on veel sõnavõtusoove? Ja palun. Ma siis koha pealt aga lihtsalt vastu paluks sellisele sõnavõtule, et kuna ma olen üle 20 aastat töötanud kutselise kinnisvara hindajana, siis lihtsalt selgituseks, et loomulikult Ameerikast tulnud kõlavad loosungid, et maa väärtust mõjutavad ainult 3 asja, need on kõik asukohad, on iseenesest nagu ilukirjanduslikult õige. Aga eelkõige mõjutab maa asukohta tiheasustuses alas kohaliku omavalitsuse volikogu otsus, millega antakse selle ehitusõigus. Volikogu oleme meie. Praegu otsustame, et sellele tuleb tunnistada nii moraalselt kui füüsiliselt laguneva loonele on tekkinud huviline, kes sooviks seal teha seda, mida meile siin saalis ütleme ja arutama hakkama. Nii et selles kontekstis ma näen küll õigelt lähenemist, millega me praegu tegeleme, et me otsime sinna huvilise, kes vabas demokraatlikus ühiskonnas sooviks teha täpselt seda, mida nõudlus ütleb. Kui nõudlus ütleb, et seal peaks olema ühiskondlik hoone ja kohalikud lapsed ja ka vanainimesed sooviks kultuurimaja näiteks ja sellel on nõudlus, siis ta kindlasti sellega projekteerib. Aga see on seda tehakse meie Ja palun sõnavõtt. Et ma toetaksin seda mõtet, et sealt ka inimestel peab olema koht, kus kokku saada. Ilmselgelt näiteks praegu Uus-Sauga tänavas asub avatud noortekeskus on vähe Pärnu jaoks. Raeküla Vanakarvi keskuse keldris on teine, seda on ikkagi vähe. Maidmandi väga palju noorsega võiks olema kokkusaamise koht ja selles mõttes idee, millest jutt käib, et rahva kasutus on vaja avalikku hoonet, ma 2 käega toetan seda ja kui selle müümisega käib kaasas lubadus ja võimalus uus niisugune asi saada, millest probleem, aga seda silmas pidada igal juhul. Ja palun veel sõnavõtusoov. Ma pean ütlema, et mulle ka natuke kripeldama selle asukoha müümine ja selle nagu pilguga, et me oleme ehitanud
sinna väga suure riigigümnaasiumi, aga endiselt on lahendamata nende õpilaste ühiselamu probleemid, et ma mõtlesin, et kas linnal võiks olla vaja see asukoht planeerida siis riigigümnaasiumi jaoks, nii elamispinnaks kui ka, ma ei tea, puhkekohaks, spordi, jõusaaliks, raamatukoguks. Mul jäi see kripeldama, sest seda asukohta selles rajoonis riigigümnaasiumi lähedusse ei ole veel tule. Aitäh! Kas on veel sõnavõtusoove? Ja palun. Jah, aitäh. Hea mõte, ega seda internaati ei vaja ainult riigigümnaasiumi õpilased. Pärnus üldse võiks olla õpilaskodu, kus saavad ka teistesse koolidesse mujalt tulevad. Näiteks kolledžil oleks samasugust võimalust vaja pakkuma tudengitele. Et see looks võimalused tulevikus on rohkem võõreid meile tulemas ja ka jääma sinna. Aitäh. Ja praegu tuli meelde, et ilmselt on ikkagi üks sõnavõtt ühel saadikul, aga kas on veel sõnavõtusoove? Neil, kes ei ole veel seda võimalust kasutanud? Ei ole. Kuidas läheb muudatusettepaneku äravormistamisega? Pingsalt. Mida? Valmis, väga hea. Suur tänu. Nii. Kas on veel sõnavõtusoove? Ei ole. Sulgen läbirääkimis. Ja laekunud on muudatusettepanek, mille sisu on järgmine. Kinnistu Pabiliidu 50 aadressil tõsta kirjaliku enampakkumise hinda 50 miljonile eurole. Okei, vabandust, siin on 5,0. Koma oli lihtsalt väike. Et on ikka 5, eks, mitte 50. On 5. 5, okei. 5, vabandust. 5, jah. Ja ma panen hääletusele antud muudatusettepaneku. Ja kas on protseduuriline küsimus? Ja täpsustav küsimus, kui me hakkame hääletama, et kas seal ei ole nimetatud, et tegemist on alghinnaga, tegemist on enampakkumisega, kus lõpphind selgub pakkumisest tulemusena. Aga see on paraku muudatusettepaneku tegija soov, nii et mul ei ole siin midagi parata. Me peame hääletama seda, mis on laual, nii et selles mõttes hääletame seda. Ja kes on selle poolt, et 5 minutit vaheaega, palun. Jah. Palun, seal on söög, eks ole, veel natuke ja saab süüa. Ärge palun võtke kui leida.
tere tulemast tagasi ja endiselt on meil muudatusettepanek, mida ma panen praegu hääletusele. Kinnistu Papiniidu 50 aadressil tõsta kirjaliku enampakkumise hinda 5 miljonile eurole. Kes on selle poolt, et antud muudatusettepaneku toetada? Palun tõstke kätt. Siin on poolt, kes on selle poolt? Ma katkestan hääletuse ja küsin uuesti, kes on selle muudatusettepaneku poolt? Palun, andke käega märku. Jaa. 3. Kes on vastu? Palun tõstke kätt. Kes on erapooletud? 4. Sellega ettepanek toetuse ei leidnud. Ja nüüd ma panen hääletusele eelnõu. Ja linnavara võrdlemine kirjaliku enampakkumise korras, kes on selle poolt, palun andke käega märku. 27. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Sellega on päevakorrapunkt toetuse leidnud. Ja täna siis viimane päevakorrapunkt on Aisa tänav 30 kinnistu ja planeeringu kehtetuks tunnistamine. Ettekanne Kristjan Päin Raavik, Abilinna peapalun. Tegemist on siis 875 ruutmeetrise kinnistuga, mis asub Aisa ja Side tänav nurgal. Seal täna asub üks väike lagunenud maja. Kunagi see 10 aastat vana planeeringuga on sinna lubatud ehitada väike kortermaja, aga tänane omanik soovib sinna ehitada eramu. Hetkel käivad juba läbirääkimised, missugune hoone sinna täpsemalt tulemas on. Ja hetkeseisuga võib öelda, et tõenäoliselt tuleb midagi linnaruumi üsna kenasti kaunistavat. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole. Siis palun kaasettekandega Vilja Vetsik. Komisjon arutas seda ja hääletas poolt 12 ja otsustati suunata volikokku ilmselt ikkagi, aga kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei ole. Kas on sõnavõtusoove? Ei ole. Siis panen hääletusele detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise. Kes on selle poolt? Palun tõstke kätt. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole, sellega on päevakorrapunkt vastu. Tänane istung on lõppenud. Aitäh! Head istung!
mingi hetke pärast juba kohe.